Täna on 12. oktoober ja nii Tartu kui Eesti mõistes meie kultuuriloos oluline sündmus, sest kohale on jõudnud siis Eesti suurim kellamäng, 18 ümber häälestatud saksa kella, mis olid varem siis Tartu Raekoja tornis olnud 15 aastat ja juurde tellitud Hollandi kuninglikust valukojast 16 kella. Ootusärevus on hästi suur, seepärast, et kui need kellad sai Hollandi tehases vastu võetud, siis see külaline tulemus oli sedavõrd suurepärane, et mina kellamängu muusikajuhina ootan nüüd juba seda hetke, kui need kellad on üles pandud ja me saame läbi mängima hakata siis esimesi spetsiaalselt 34 kellale seatud meloodiaid. Peas, et ta ei libise siin selle trepsi peal. Jah, sinna üles selle kõrvale. Aga kui nad lähevad üle veel ka. Võin vastu. 16 uue kella tulekuga nüüd muutub. Muutub see, et varasema 18 kella asemel hakkab meil olema 34 kella. See on natuke alla 3 oktavi, see tähendab, et saab teha natukene uhkemaid seadeid ja kasutada laiemat ulatust kelladel. Mis kindlasti muutub on see, et vanad kellad häälestati ümber. Eelnevale väga põhjalikule ekspertiisile tulenedes tehti arvutused, et kuidas saaks neid saksa kelli viia siis nende uutega võimalikult heasse kooskõlasse. Ja see neil õnnestus suurepäraselt, sest rahvusvaheline ekspert, kes vastu võttis, ütles, et see on parim, mida kaasaegne kellavalu üldse suudab luua. Mõte sellest, et uusi kellasid oleks tarvis, tegelikult tuli juba üsna kohe. Suurepärane, et meil on nii tore linnapea, kes väga seda ideed toetas, sest kellamäng on väga kuuldav instrument, kõige kuuldavam maailmas. Tasub panustada sinna, et ta oleks võimalikult kvaliteetne instrument, et selles muusika kaudu on ka inimestele võimalik mitte ainult väikest elevust tekitada, vaid muusikalist elamust tulevikus pakkuda ja see on väga suure ja pika protsessi tulemus. Eelmisel aastal me leidsime, et kellamäng on tarvis uuendada. Et repertuaar oleks avaram, et kesklinn rohkem heliseks. Leidsime, et on tarvis juurde 16 uut kella, ehk kokku 34 kella. See on raskus 2,6 tonni, mida kellatorni konstruktsioonid võimaldavad. Täna hommikul on 34 kella Tartus, me oleme väga rõõmsad selle üle, aga iseäranis teeb südame soojaks ja rõõmsaks see, et Tartu inimesed järgnesid mu üleskutsele toetada kellamängu. Linn oleks võinud ka ju linna eelarvest selle raha eraldada, aga kuivõrd oli linna pealt kuulda sellist arvamusi, et ettevõtjad ja ettevõtted ja inimesed tahaksid ise panustada, siis loomulikult me selle võimaluse andsime ja ligi 40 000 eurot tuli annetustena Tartu ettevõtjatelt, ettevõtetelt, linna kodanikelt, linna sõpradelt, nii et Saksamaalt ja mõnest teisest riigist on veel toetajaid. Väga sümpaatne on see ja tõesti südant soojendav, et 5 ja 10 euro kaupa on tartlased annetanud, mis näitab kogukonna tunnet ja hoolivust, et see on meie Raekoda, meie kellamäng, meie kesklinn siia, me tahame panustada ja tekitseda. Muusina mängib sisse need palad ja siis arvuti täpselt ütleb, kuna mingi asi peab lööma. Kui palju see kaalub? See on nii raske, et ma peaga ei jõua hoida. Kui te arvate, et ta on väike, siis tegelikult ta ei ole üldse, ei või ta on päris raske. Ta on ikka päris raske. 8 umbes nii. Ja see ühendatakse siis ühe juhtmega ja kui mina mängin loo sisse, kui ma vajutan klahvpilli peal nooti, siis see tuleb siia põmdi vastu. 18 kella, kui ka praegused 16 kokku 34 kella, nii et see, et kellatorn vastu peaks, kogu kantekonstruktsioon töötaks, see on kõik sinu vastutusel. 2,6 tonni läheb üles. Ja 28 oktoober on kõik valmis ja võime kellamängu nautida. Täna on meil 18. oktoober ja me oleme jõudnud töödes etappi, kus kellad on kõik üles raamile kinnitatud
ja Hollandi insenerid Dirk ja Frank ühendavad elektrikaableid kellade külge ja elektrikilpi. Ja kui kõik täna sujub hästi, siis täna õhtul saame esimest korda ka kelli katsetada. Elektrikilp on väga kitsas kohas, aga muinsuskaitse eeskirjade tõttu oli see ainu võimalus seda kilpi paigaldada ja nüüd ongi meil hea võimalus Franki käest küsida, mida ta seal elektrikapis toimetab. Connecting the new wiring for the magnets. For the new magnets upstairs. That's what I'm doing. Raekoja torni kõige kõrgemas osas töötab teine Hollandi kuningliku valukoja insener Dirk ning tema tänaseks tööks on elektrijuhtmete ühendamine kellade külge. Kuna meie uuel Carillonil on 2 erineva tehase poolt valmistatud kellad, siis küsingi tema käest, kuidas Saksa ja Hollandi kellade haamrilöögid ühtlustatakse nii, et erinevust poleks kuulda. Okay, well, the 2 types of bells, the old bells and the new bells, and they all have a striking point in the center. Those magnets, the solenoids, we can adjust them exactly on that striking point. And we also can adjust the loudness that the clapper strikes to the bell. And with one magnet it's easier, one magnet it's harder, but yeah, we do that mechanically, by hand, by hearing. But is the magnet the same in German bells and in your bells? No, the 2 different types of magnets, but what they do is the same. We're gonna level it, so you can't hear the difference. Have you done that before? Yeah, yeah. Many times. That's my times. biggest question. No, we did it many times. Many times. You know this time of hammers, so it's not strange for us. Okay. Do you like our weather? It's cool, but it's okay. That's it. I would like to thank you for the great job you did so far. Thank you very much. Thank you. I hope that you will come to make maintenance work here. Okay, we will. Enjoy it. I will. Yes, I think so. Okay, fine. See Okay, you tomorrow. bye. See you tomorrow. Bye. Bye. Täna me oleme jõudnud siis aega, kus avamiseni on nädal aega ja me testime Kalmeriga siis uusi meloodiaid ja kuna meil on uus Apollo 3 arvuti nüüd Carillonil, siis me saame seda teha siit väljast, ilma et me peaks seal sees arvuti juures olema. Kalmer tehnika osas teab täpsemalt rääkida. Jah, et meile on antud tahvel, mille kaudu me saame Wi-Fi-ga sellele puldile ligi ja saame juhtida kõiki neid programme, kõik võimalusi teha läbi tahvli, et ei pea seal olema Apollo 3 juures. Ja me saame ka kodus teda teha? Põhimõtteliselt küll, jah. Ükskõik kus koha peal, kui sul internet on olemas. Nii, Merle läheb.
tahaks veel müravabalt korra kuulata 2 helistikus. Osa kõlab nagu uues helistikus paremini ja osa kõlab halvemini. Aga üldkokkuvõttes uus helistik on parem.